On aasta 1918. Eestist on saanud vabariik ning see on rammuspinnas tärkavale rahvateadusele. Eesti teadlased asuvad looma miskit, mida meie rahvas väga vajas. Eestlaste ajalugu, kes me oleme, kust me tuleme. See kõik sai lõpuks põhjaliku uurimise osaks. Akadeemiliselt tähtsaks muutus Eesti luule, kirjanduse ja folkloori uurimine ja kogumine. Sealt edasi aga olid vabariigi kohale kogunemas tumedamad pilved. Oli kätte jõudnud teine maailmasõda. Eesti pind oli sõjatandriks, mida vallutasid nii sakslased kui ka hiljem Vene väed. See aga teaduse tegemist ei peatanud. Julmal sõja ajal tehti küll julmi inimkatseid, kuid sõda aitas kaasa arstiteaduse arenemisele, tänu millele olid eestlastest arstid väga hinnatud. Sõja lõpp tõi Eestisse ka uue riigikorra, Nõukogude võimu. Olime suure Venemaa väike vend. Hoolimata okupatsioonist oli meie teadlastele avatud täiesti uued kohad, kus teadustööd teha. Antarktika, Siberi tundra ning isegi kosmos. Eesti teadlased olid pea kõikjal, kus teadust tehti ning seda tegid nad hästi. Okupatsiooni küüsis kõngenud Eesti ja tema rahvas ei saanud mitte olla vakka ning oli aeg taastada meie enda Eesti Vabariik. Rahvas tõusis, rahvas laulis ning rahvamaa sai rahvale tagasi. Sellega koos avanes ka uks maailma, mis andis meie teadlastele võimaluse teha teadustööd uues vabas maailmas. Isegi pagenud teadlased olid tulemas tagasi koju ning tegema teadust isamaa. Tänaseks on Eesti end tõestanud kui üks tubli Põhja-Euroopa riik. Meie infotehnoloogilised lahendused on eeskujuks kogu maailmale ning Eesti nimi ei ole kaugeltki tundmatu. Me teeme teadust, me koolitame uusi teadureid ning pürgime oma projektidega kõrgematesse kõrgustesse. See on meie riik, meie rahvas, meie pidupäev, Eesti Vabariik 100.